Jatskar 25. Jatskar. Festival jõudis 1997. aastal oma 8. toimumiskorrani ning selleks ajaks oli publik jätsupeo juba kindlalt üles leidnud. Rahvast saalidesse jagus ja juhtus isegi nii, et jagus suisa üleliia. Selle korra tähtsaim idee oli tähistamine. Nimelt möödus sellel aastal 30 aastat legendiks saanud Tallinna rahvusvahelisest džässifestivalist, kus oli esinenud ka Charles Lloydi kvartett. Vahepeal vanameistriks saanud ja legendi staatusele sammukese lähemal astunud saksofonimängija tuli nüüd jälle Tallinnasse tegema muusikat. Ja teine oluline ja rõhutamist vääriv detail oli bossa ja maailmamuusika kaasamine festivali programmi. Aasta 1997. Toimumisaeg 17. 20. aprillini. 23 kontserti Tallinnas ja 2 väljaspool Tallinnat. Tallinnas on 7 kontserdipaika. Esineb 31 koosseisu, 180 muusikut 15 riigist. Kuulajaid oli 8000. Tähistatakse 30 aasta möödumist legendaarsest Tallinna rahvusvahelisest džässifestivalist. Tallinn 67. oli siis ainult 30 aastat. Tänu Naissu, Toivo Ant, Marko Naissu. 4 päeva, mis ajast meil siis see asi nii suureks paisus, ei tea. Kell 4, kell 6, kell 8:30. Anu praegu iialgi ei lubaks nii üksteise otsa teha. No igal pool mujal on, aga öeldakse, et et sellisel juhul pead sa olema hommikul vara teinud selle soundchecki nii öelda. Ja siin oli ka juba lasteüritusi, oli sellest tantsutarbeks oli salsa big band moodustatud, mida siis Soomes elav kuubakas Julio Romero nagu juhandas meie muusikuid ja meie muusikud hakkasid siis ka salsat mängima. Ja oli lasteüritusi, oli reive, nii et oli igasuguseid asju juba. Ikka veel oli Eesti Tall olemas. Eesti Tallis oli Latino. No ja siin oli ka mingi Hollywood Club, kus oli meil Hollywood Club. Ja, ma tean, et õudsad veel nagu kauplesime hinna pärast, et lasteüritus ja kuidas siis nii ja kuidas te siis ikkagi nagu tõmbate meid. Tallinna venekeelne ajaleht Vesti. Ei õnnestunud kuulda ühtegi negatiivset vastukaja ja see polnud ka üllatus. Vaheldusrikas programm ja mõõdukad hinnad olid edu aluseks. Oluline on ka see, et organiseerijate tegevust toetab kuulaja. Seda näitab aasta-aastalt kasvanud publiku arv. Ja toredatest esinejatest oli siis veel Mari Poine. Maailmamuusikat oli tasapisi hakanud tilkuma Jatskaarele ja Mari Poine ühendas selle maailmamuusika juba nagu moodsamate rütmidega, et see oli see, mis võis ka nooremale seltskonnale meeldida ja tõepoolest ka meeldis. Mari Kross, kes enam siis Jatskaare juures ei töötanud, istus Mari Poine kontserdil saalis kuulajana.
tema kogemus oli võrratu. Õudselt hea bänd oli tal kaasas ja see oli nagu minu kokkupuude maailmamuusikaga sellel tasandil. See on mul siiamaani meeles see kontsert, kui hea see oli ja kui hea koosseis see oli ja see kõik kokku moodustas nii õudselt hea terviku. See läks nagu kohe käima ja Mari Poine tantsis laval ja see oli hästi intensiivne see kontsert ja nad kõik kuidagi mängisid nii hingest ja selline hästi siuke nagu punast energiat täis see kontsert. British Counciliga see tuli see Makuusi Players natukene maailmamuusika touchi sel korral. Siit vist saigi umbes algusega seda maailmamuusikast vist eriti ennem ei olnud, eks ju. This is our last piece and clap as much as you like again. Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la, for she like sugar and I like plum. Oh, skip across the ocean. Oh, skip across the ocean. Ah, skip across the ocean. Oh, she like sugar and I like plum. Tom Conrad Ameerika džässiajakirjas Downbeat. Hästi korraldatud. Peaaegu iga esineja 7 esinemispaigas mängis täissaalile. Dmitri Uhhov kirjutab Venemaa kultuurilehes Rossiskaja muzikalnaja gazeta. Pea kõigil Jatskari õhtutel olid saalid täis ja seda Eestis, mis on Moskvast 10 korda väiksem. See on suurim kompliment korraldajaile. 97 festival läks selle tähe alla, et 30 aastat siis Tallinn 67-ndast, mis viis Eesti maailmakaardile ja mis oli ikkagi nagu väga oluline festival, et sellest nagu räägiti veel, kogu aeg räägiti Tallinn 67-ndast, kuigi Jatskar oli juba toimunud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korda, ikkagi räägiti Tallinn 67-ndast. No, mõtlesin, et mis see siis olgu, et toome siis selle Jazz Lloydi tagasi, et vaatame, kuidas ta nüüd praegu mängib. See oli nagu jah, üsna keeruline, et esimese hooga nagu ei saanud managementit seda ja-sõna, et ja, Jazz Lloyd tuleb kindlasti. Siis vahepeal küsisin ma Keith Jarrettit, aga osutus, et Jarrett on müstiliselt kallis, et unustagu ära, aga siis sai siiski Jazz Lloyd võetud ja Ameerika saatkond meid toetas ja jumal tänatud, et tuli ta koos oma abikaasaga, kes on tema eest tõesti väga hästi hoolitsenud, on väga kõva käega manager, et Jazz Lloyd on püüdnud olla küll ühe, küll teise managemendi all, aga lõpuks maandub ikka tagasi oma abikaasa juurde, kes on väikest viisi ka disainer või kunstnik, et igatahes tõi ta oma aia avokaado mulle, et tol korra veel eriti avokaadosid siin müügil ei olnud, nii et see oli hea suur üllatus ja isegi püüdsin potis seda kasvama panna, aga ei läinud õnneks. Enne kontserti bändi riietusruumis selle ruumi võti on laual. Hello, this is Charles Lloyd. I'm here in Tallinn, Estonia. I've been away for a long time. I played here 30 years ago.
and it's been too long since I was last here. Nii tutvustab ennast 1997. aastal 30 aastat Tallinnast eemal olnud mees. Ta meenutab oma siinset kontserti toonast kui emotsionaalselt keerulist. It was a very emotional and difficult concert in the sense that we were forbidden to play, and finally we were allowed to play for the people. And I feel a part of your past in that having played here 30 years ago, it seemed as though freedom could not be denied. The people were so beautiful, so warm, and yet the Soviet system was so oppressive at that time that it was very sad for my heart. Charles Lloyd olevat näinud toona õnnelike nägude ja sooja olekuga inimesi ja kontrastiks sellele repressiivse loomuga Nõukogude süsteemi. See tegi ta kurvaks. Aga tal on soov praegu, et vabadust nautivad inimesed ei muutuks liiga materialistlikuks selles mõttes, et nad lükkaksid vaimsed väärtused selle arvelt kõrvale. Vaimsed väärtused on elus kindel vundament, lausub saksofonist. Ilma hingerahuta ei saa olla rikkust. Palun, õppige mineviku õppetundidest, kõlab Lloydi soovitus. So please learn some lessons from the past and not repeat that, I hope. For me, this concert is also very emotional this time because I come this time as an elder. Before I came as a very young man and I knew so much, or at least I thought I knew so much then, and now I know so very little. Eelseisev kontsert Tallinnas on Charles Lloydi sõnul talle emotsionaalselt laetud. Nüüd naastes tuleb ta juba vana mehena, tookord oli ta noor tuisupea, kes arvas, et ta teab kõike. Praegu on talle ka selge, et ta ei tea mitte midagi. And I hope that in some way I'm able to touch and inspire and console as music has always done for me. I hope that one day I can rise above all limitations and sing a song of universal truth and love. Ning nüüd siis targema ja vanemana esinedes loodab Lloyd, et ta suudab oma muusikaga puudutada ja lohutada sarnasel moel, mida muusika on tema endaga teinud. Ja ta loodab, et ühel heal päeval suudab ta kerkida kõrgemale kõigist oma piiridest ning leida universaalse tõe ja armastuse laulu. Ja lõpuks on see päev käes. Palju kiidetud päev ja rohkelt reklaamitud. Ja ameeriklase ansambel tuli Sakala keskusest lavale ja ootus saalis oli suur. Nüüd midagi peab hakkama juhtuma. Ja hakkaski. Kui Charles Lloyd 2013. aasta Jätskarel tegi oma 4. Eesti visiidi, oli tal hästi meeles üks seik sellelt 97. aasta kontserdilt Sakala keskuses. Õigemini selle kontserdi algus. Ta meenutas juhtunut umbes nii, et ta tuli lavale, hingas sügavalt sisse ja pani pilli huultele. Hakkas mängima. Ta pani silmad kinni ning sisenes üha kaugemale ja kaugemale muusikasse. See lugu, see Blessing, oli niisugune, kus teised pillid üksteise järel pidid temaga sujuvalt liituma. Klaver, bass ja seejärel trummid. Aga äkki olevat Lloyd tundud, et miski ei ole päris see. Keegi koputab talle õlale. Silmanurgast näeb ta, et see on pianist Bob Stenson. Mida ta jamab? Miks ta ei mängi? Ja miks ta mind segab? Mina ju mängin, käisid mõtted välguna läbi Lloydi pea. Aga Stenson ei andnud järel. Temal oli miski pärast vaja keset kontserdi algust Charles Lloydile midagi rääkida. Nördinult olevat Lloyd pööranud pea rootslase poole. Võti, ütles see sosinal. Võti, mis võti? Ja siis võttis Lloyd saalitäie kuulajate ees saksofoni huulilt. I'm sorry to stop, but please stop. This is different than 30 years ago. We have to stop because... Saksofonist vabandab publiku ees ja ütleb, et tema loomuses on rääkida tõtt ja tõtt ta neile nüüd räägib. Nad olevat olnud enne kontserti nii erutatud, et
trummar Billy Hart oli unustanud trummipulgad riietusruumi. Ja võti oli jäänud ka snepperlukuga ukse taha sinna sisse. Ja tegelikult nagu te kuulete, oli hoopis nii, et Bobo Stenson mängis klaverit edasi ja õlale tuli koputama hoopis trummar. We locked the key to the drumsticks in the dressing room, and Mr. Hart reminded me that he didn't have the sticks. And without the drums, you know, I come from Memphis, and I love keegi publiku seast hüüab inglise keeles, et no murtagu see uks siis maha. Mis peale Lloyd arvab, et see ei oleks ilus, aga küllap kahjuks nii juhtub. Thank you, sir. I love the piano. You know, break the door down is correct. You know, I tell you one, I'm sorry. I cannot play and talk. You know, it's like chew bubble gum and dance or something. I can't do both things at once, but ja siis ütleb Lloyd kuulajat üllatuseks, et tal on võti. Kõik ahetavad. Wow. I have a key, but it's not the key that he needs. It's a key to a meditation chamber, a torture chamber, or, you know, it's a whole struggle, you know. Aga Lloyd ütleb, et see on üks teine võti. See on võti meditatsioonikambrisse, piinakambrisse, see on tee muusika juurde. Ning äkki tõdeb Lloyd, et see paus andis talle võimaluse öelda publikule tere. It gives me a chance to say hello to you. Ta meenutab eelmist esinemist Tallinnas, räägib tunnetest ja siis toob keegi talle rääkimiseks õige mikrofoni. Hello? Oh, wow. Now I sound like Barry White. Okay. I don't like this mic. I'm sorry. Once we start, we can't talk because I can't announce the pieces and talk about the phases of the moon. Something happens where we become found in the music, and with that dedication, hopefully some universal truth will be realized. But I would be short-sighted if I didn't tell you that I feel a part of your past. I feel to be a part of your past. Õhus on niisugune kerge meeleolu, inimesed naeravad, kuulavad ja ilmselt on kõik õnnelikud ja nad jälgivad, kuidas Charles Lloyd neile ütleb, et kui ansambel hakkab mängima, ei saa ta enam niimoodi rääkida. Siis hakkab kõnelema juba muusika. Lloyd ütleb, et südames tunneb ta ennast osana meie minevikust. Ta räägib elust, rahust ja muusikast ning siis heliseb kellegi telefon. We all want to live a comfortable life, you know, but what's happening? Would you take the telephones? No cellular phones, please, in the audience. And if you find one, confiscate it. Thank you. Anyway, well, you know, sometimes you have to be ruthless with your compassion. I'll start now, but I want to say that be careful with, oh man. Kõige lõpuks ja kõigest hoolimata ütleb Lloyd oma sõnavõttu kokku tõmmates, et tal on nüüd saanud selgeks, et mingis punktis peab inimene selle maailma jaoks nii-öelda surema ja alustama otse kui algusest. Vaevalt küll, et kuigi paljud saalis olijatest mõistsid, mida ta sellega tegelikult öelda tahtis. Nad plaksutavad ja kontsert jätkub. Aastal 2000 istusid Vikerraadio saate Vikerkäär mikrofonide juures koos Valter Ojakäär ja saksofonimängija Lembit Saarsalu. Muuhulgas tuli jutuks Charles Lloydi taaskülaskäik Eestisse ja mõlemad mehed mäletasid ka tema 67. aasta esinemist Tallinnas, mäletasid hästi ja nii olid võrdlused väga kerged tulema. Mul oli nii tunne, kui ta viimati siin Tallinnas oli, siis ta oli natuke nagu tundis võib-olla selle vastutuse koormust, et siin kõik tõstsid seda tema 30 aasta tagust esinemist ja ta ei teadnud täpselt, kuidas temasse suhtutakse, aga... Ei no ja see plahvatus, mis siis ikka 67
Tallinnas oli ja mul on endal väga värskelt ikka meeles, sest ma mäletan, et saime kokku kas Tiit Paulus ja Tõnu Naisson, Loid, muidugi keegi ei tea midagi, eks ole, aga kogu aeg see sõna oli suus kõigil ja Loid tuleb ja Loidiga, see oli tõesti selline vapustus, eks ole. Ja ma arvan, et eriti noorele muusikule, mis andis, ma arvan, meile kõigile ikka pikaks aeg, isegi kui see festival jäi ära, aga tõesti, Valter, see oli võib-olla õige, et see andis meile selle suuna ja muidugi niisuguse lendamise, et me olime pikemat aega oli mõhus, et nagu öeldakse, saime selle viiruse ikka nii külge eluks ajaks, et sellest pole pääsenud siiamaale. Võrreldes nüüd natuke ka tema mängu tollal 67 või nüüd hiljem, eks midagi on tõesti niisugust emotsionaalselt, natuke tõesti on see tunduvalt leebem, eks ole, et see emotsionaalne laeng, mis tal siis oli, eks ole, kui ta 67 välja tuli ja oma pead natuke seal liigutas ja need lokid lehvisid, eks ole, et kõik me oleme ajas, muutume ja tõesti see emotsionaalne laeng on natuke võib-olla väiksem, aga nüüd on teised asjad huvitavad selles muusikas, mis intellektuaalne liin just, eks ole, mis on palju huvitav ja tõesti see rahu on võib-olla hoopis tähtsam. Nojah, Loid oli kahtamata sündmus, et ta siin oli, aga oma piiratuse ja maitsemata otsast öeldes peame tunnistama, et mõni hilisem Loidi kontsert siin samas Tallinnas on mind raputanud nüüd küll tunduvalt kõvemini. Kas või kõige hilisem 21. sajandil juba. Aga eks on lihtsalt minu mulje. Billy Hart. Thank you. Sel korral oli ka esimest korda Jan Garbareki või Garbareki ansambel, kuidas tahate, Poola või Norra või mille moodi. See oli olnud üks unistus, Garbarek 50, ehk ta oli meie saksofonistide unistus ja mina olin ka ikkagi ühtega oma teist kuulnud Garbarekist. Mõned lood meil raadios olid olemas ikkagi. Garbarek oli juba siis kallim esineja kui Jazz Loid. Toonane Eesti Päevalehe peatoimetaja Kalle Muuli läks ka massipsühhoosiga kaasa ning oli temagi nende seas, kes trügisid kiriku uksel. Hiljem sarjas Kalle artiklikeses sõna osavad korraldajaid. Ta oli nördinud, aga see oli juba pärast kontserti ning tema sõnadest võeti õppust. See Kaarli kiriku pisut skandaalne kontsert, kus rahvas ei mahtunud kirikusse ära ja pärast sind ajalehes nagu kergelt kritiseeriti. No ja pärast seda on kõik kohad olnud nummerdatud, nii et jah. See Kaarli kirik oli siis, mis tahtis nagu lõhki minna, ei teadnud palju sinna inimesi mahub. Ja siis istusid nad seal vahekäikudes või kuidas oli. Kohad olid üle lugemata. Aga otsusta Kaarli kirikusse mängima panna oli vist õige. Ja selle Garbareki kontserdiga oli veel selline asi, et tuli välja, et ka Kaarli kirikus on vana see elektrisüsteem. See ei oleks pidanud valgustusele ja võimendusele mõlemale korraga vastu üldse. Ja siis Tõnu Karu abiga sai hangitud generaator, mis oli vist Päästeameti, mida ei oleks tohtinud nagu meie üldse saada. Jan Garbarek puhus juttu kontserdi järgsel päeval. Lärmakas baar Viru hotellis tundus küll liiga suure kontrastina, kui võrrelda tema vaikuse poole küünitava muusikaga, kuid saksofonisti mõtetesse see müra ei paistnud ulatuvat. Koos Tiit Kusnetsiga olime küsija rollis ja kuna Garbareki üks selle aja heliplaat oli Visible World ehk nähtav maailm, siis see suisa kutsus uurima, milline on tema enda nähtamatu maailm. Of course, I don't want to try even to define what that world is or those worlds or anything like that. This is something very personal, I think also. I think one can talk about it in general terms, but for me it's more important that
that each individual Karbarek ütleb, et tema ei üritavad selgitada, mis on see maailm või need maailmad. See kõik on tunnetuslikult väga isiklik. Ta ütleb, et üldjoontes võib nendest asjadest muidugi rääkida, kuid kõige olulisem on see, et iga inimene otsiks iseenda nähtamatut maailma ja üritaks teada saada, mis seal on. Ei olevat mingit tähtsust, mida tema ütleb. Oluline on, et igaüks ise leiaks sellele küsimusele vastuse. It doesn't make sense to say what it means for me, you know. You have to find out what it means for you, of course. Ja küllap olevat nii ka muusikas. Üldse on Jan Karbarik arvates kõige tähtsamad need asjad, mida me ei näe, vaid mida me tajume või ise oma mõtetest lisame. Selline on ka liikuvate piltide tuum ning kindlasti on see ka muusika essents. And even those visual media, what really counts, if you see the films or video or whatever, is the things you don't see in the picture, the things that you interpret, the things that you add to the picture. That's really the most important things. Muidugi ei pääse ICM-i kõla üks arhitekte vaikuse küsimusest. I think silence that's really the ultimate. And it's the most suggestive thing also, the most creative sound, I might say. Vaikus on ülim. Vaikus on kõige loovam heli, kõige võimaluste rohkem. Ja kui jutt juba nii suurele ja üldisele läks, siis mis on 50-seks saanud Jan Karbarike senise muusikutee kõige väärtuslikum kogemus? Ta räägib vabadusest, mille annab avaram tunnetus. Maybe, you know, to let things pass, to let things go, you know, to just abandon somehow. Not to get stuck on details, not to get stuck on mistakes you do, but just let things... Sa lased asjadel minna ja areneda oma soodu, ei klammerdu üle liia detailidesse. Pisivigadesse. Selle vooluga liitumine on saanud Jan Karbarikele tähtsaks. Ja see ka veel, et kuulaja tunnetus on lõpuks kõige olulisem. Olgu kirikus ja kontsertisaalis, ikkagi on just nimelt kuulaja see, kes teeb muusika vaimseks. If it's in a church or in a concert hall or wherever, it's really the listener who makes the music spiritual or non-spiritual. You know? It's all in the mind of the listener, actually. If somebody calls my music spiritual or religious or use any other word for it, it's because that person has that capacity in him, you know, to experience that sort of thing. Kui keegi nimetab Jan Karbarike muusikat religioosseks või vaimseks, siis teeb ta seda üksnes seepärast, et selles inimeses endas on niisuguse tunnetamise võime. Mida iganes tema, Jan Karbarik, oma muusikasse ka ei paneks, muutuvad see saksofonist väljumise hetkel pelgaks õhuvõnkumiseks. Aga kui see jõuab ühe teise kõrvani ja meeltesse, pannakse see seal uuesti kokku selle inimese kujutluse kohaselt. Nii et kui keegi leiab Karbariki muusika olevat kurva, siis on osa põhjusest kuulaja tunnetes. Ja kui keegi nimetab seda muusikat vaimseks, siis võib tegemist olla arvaja enda otsingu suunaga. When you look in Norway at the horizon, you see always mountains further and further away, you know? And the further away they get, the bluer they are. And that kind of blues I'm looking for. You know, what's beyond the next blue shape, you know? But I don't know the next one. I'm climbing now. I will reach some sort of peak where I can see, look around, you know, and find something. Kui sa Norras vaatad silmapiiri ja siis sa näed kaugusse ulatuvaid mägesid. Mida kaugemal need mäed on, seda sinisemalt. Ning seda bluesi või sina Karbarik otsivadki. Seda, mis on selle kaugema järgmise sinise taga. Ma olen praegu ronija, ütleb saksofonist. Ma tahan näha, mis on selle tipu taga. See on esimest korda see raudseodi Deeper Sound. Rottermanni soolalaos oli siis see Deeper Sound. Seda ma ei mäletagi siin, Rottermanni soolaladu. Tere õhtust meie poolt teile kõigile. Tore on näha, et see ruum on täitunud kaunite inimestega. Laval tervitab teid grupp nimega Deeper Sound. Arvustus ajalehest Sirp.
Kaar oli tänavugi mitmevärviline. Järgmiselt pole muud oodata, kui vaid veel uusi varjundeid. Nostalgia kontsert Tallinn Nostalgia 67, Tõnu Naissoo, Leningradi Dixieland, Zbigniew Namoslovski, millele järgnes siis tütarlaps Ipaneemast. See esimene kontsert pidi küll olema pikk vist, kes poole 8, järgmine kontsert hakkas kell 9. See võis tekkida mingisuguseid hilinemisi. Veel üks väga hea ansambel oli Jobim Morelenbaum kvintett, kus tõepoolest 2 Jobimi perekonnaliiget ja 2 Morelenbaumi perekonnaliiget mängisid, et Jacques on väga hea tšellomängija ja Paula on väga musikaalne laulja, et need bossanovad sobisid neile küll nagu valatult, ma ei oska küll ühtegi halba sõna selle kohta öelda. Kadunud Tom Jobimi järeltulijad ja hilisema loomingulise aja kaasamõtlejad, ansambli liikmed mängisid tõesti väga hõrgul ja kammellikul moel Brasiilia muusikat. Mul on omad väiksed kahtlused selles suhtes, kui suur eestlaste bossanova armastus siiski tegelikult on, sest ma olen kohanud ka eksemplare, kes on selle muusika suhtes mõnevõrra allergilised, aga see esitus, need arranžeeringud, Morelenbaumi omad, see oli küll tõesti üks väga kenasti särav pärl. Landgren Funk Unit, kes on siiamaani nagu veanud, et ta pandi nagu mängima sinna Virus Amigosse. Det här är Nils Landgren Funk Unit från Sverige, from Sweden, everybody. Let's play. Henrik Jansson, guitar. And the piano player, his name is Esbjörn Svensson. On bass, Magnum Coltrane Prize. Saxophone, Per Ruskträsk Johansson. On drums, Åke Sundqvist. And my name is Nils Landgren, the Funk Unit. I got. Ajakiri Luup leidis Jatskaarelt üles ime. Minge ilmtingimata järgmisele Jatskaarele, sest kindlasti kordub tuleval kevadel mingis vormis see sama ime. Ime on see, kui näed tumeda ilmelist eestlast äkitselt kevadiselt lahti sulamas, helgeks muundumas, teiseks saamas. See on ime, see on sündmus. Aasta 1997 kuulsite 8. saadet sarjast Jatskaar 25.